No ma ütleks, et te jõudsite Ironmanile selles mõttes, et see on ikkagi päris suur saavutus. Nagu me teame, siis Ironmani puhul on ikkagi see ettevalmistus on see kõige pikem teekond. Aga kui te juba olete siia jõudnud, vot siis on see ikkagi pidupäev. Nüüd ma tahan näha kõigepealt käsiga, kes on täiesti esmakordselt Ironman Tallinnal, täispikal distantsil. No meil ikkagi on neid esmakordseid väga hästi. Suurepärane. Me saame õnneks, meil on finišis, kui te ükskord jõuate sinna laupäeval finišisse, siis seal on meil ka selline first timer bell, ehk siis esmakordsete kell, mida te saate korralikult kõlistada. Igatahes meie ootame teid seal ja võtame igat pidi vastu vingete ergutuste saatel, sest et te olete päris kõvad, kui te ikkagi siin laupäeval meil finišisse jõuate. Aga hakkamegi pihta, meie tunnike siin saame kõik detailselt ära rääkida. Pärast on teil võimalus küsida ka küsimusi. Meil on Maret olemas siin peakohtuniku rollis, kes vastab teie kõikidele küsimustele ja ma tean, et meil on ka siin live, ehk siis tegelikult saame, ma usun, kõik teie mured lahendatud ja ei ole hullu miskit. Aga alustades pihta siis, et meil on reede, homme on siis meie ajakava, nagu näete siin, on meil siin EXPO avatud, aga ma usun, et teie kõige olulisemad päevapunktid saavad olema kindlasti ikkagi see, kui olete loodetavasti juba oma stardimaterjalid kõik ilusasti välja võtnud, teil on olemas ka siis käepael, see on siis põhimõtteliselt alus kõigile kogu teie sellele nädalavahetuse rännakule. Ehk siis selle abil me saame teid registreerida erinevatesse kohtadesse sisse. Aga nagu näha, siis kella 1 kuni kella 3 toimub ka meil avalik ujumistreening. Kui keegi veel täna ei käinud, siis homme on see ilusasti seal olemas. Võimalus teil proovida siis seda Raku järve, sest et see on ikkagi esmakordne kõikide jaoks. Ja peab tunnistama, et väga positiivne tagasiside on tulnud ja sinna me ka jääme pikemaks ajaks, sest et see pakub meile mingitki stabiilsust nende kõikide mere ja üsnagi vetikarohke Harku järve vahel, nii et meil on võimalus seal ikkagi see ujumine mõnusalt ära teha. Nagu näha, siis kella 1, kui algab ka ujumistreening, kella 1 on ka tegelikult avatud T1 vahetusala, ehk siis saate oma ratta check-in'i ära teha, saate minna sinna, anda oma kogu varustuse ja siis teil tegelikult ongi juba korras selle reedese päevaga. Sellepärast, et seal meil on ka väike rattamehaanika, aga siis saate juba tagasi tulla ja kui väga tunnete, et tahate proovida, tahate näha, kuidas see siis ka vahetusala number 2 välja näeb, mis on siis meil siin samas, siis saate kella 3-st kella 7-ni siis sellega ka tutvuda. Laupäev on meil üsnagi lihtne ja konkreetne, on start ja siis me ootame teid finišisse. Aga nagu näha, siis kella 5 alates on meil ka võistlejate bussid, ehk siis need, mis viivad teid sinna starti. Me räägime nendest natukene täpsemalt ja saate ka kohe selle ajakava kätte, aga ma juba ütlen siin praegu ära, et ma tean, et meile eestlastele meeldib sõita ikka ukse ette ja ikka nii lähedale stardile, kui vähegi võimalik. Ärge seda laupäeval tehke, sest et seal lihtsalt on võrdlemisi keeruline parkida. Seal kindlasti tuleb täielik purga ja teil on hästi palju autosid on seal, ehk siis kui teil vähegi võimalik on, tulge kas nende bussidega või siis pange autot korralikult täis, et ärme päris ühekaupa tule, eks ole. Aga kell 5.30 on siis T1 avatud. Siis meil on ka rattamehaanik olemas seal ja juba siis 7.20 on meil esimene ka siis tiim stardil, kes siis meil on special tiim, kes saab oma lähte, aga 7.30 on siis ametlik start Ironman Tallinna vanusegruppidele. Ironman Tallinnal meil proovõistlejaid ei ole, mis tähendabki seda, et 7.30 hakkame pihta. Ja 16.30 ütleme niimoodi, et me ootame esimest finišisse, võib-olla siis te teate nende sõpradele, tuttavatele kedasi öelda, circa seal kella 3 paiku on siis, kui me loodame, et publik tuleb juba meil ilusasti siia finiši juurde ja esimesed hakkavad finišeerima. Ja nagu näha, siis kella 7 kuni 1.30 on meil ka siis T2 avatud, et saate oma varustuse kätte. Ja nagu näha, siis kella 12 kella 1-ni, vot see on tõesti üks asi, kus ma väga loodan, et te saate edasi anda sõnad oma sõpradele ja tuttavatele
ja kui teil on ikkagi jõudu ja jaksu üle, siis tulgem ka kaasa elama nendele viimastele, sest et nad on olnud seal rajal kuni 17 tundi ja see saab olema päris korralik katsumus, aga väga emotsionaalne finiš on see alati olnud, sest meie tiim tuleb pikalt sinna finišialasse välja ja see on üldse sihuke mõnus ja vahva ja tore. Hea emotsionaalse laengu saab kätte. Ja pühapäeval on siis, kui teate, et olete olnud nii kõvad vennad ja naised ja mehed, siis on meil Soome täispika triatloni meistrivõistluste autosustamine, samamoodi ka Eesti meistrivõistlused ja siis juba jagame välja ka kohad Ironman maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooni kohtade osas. Ehk siis need, kes on olnud oma vanusegruppides kõige kiiremad, neil on võimalik siis ka saada maailmameistrivõistlustele aeg. Siin on meil nüüd need ajad. Kohe ma näitan, meil on ka QR-kood kohe siin, aga põhimõtteliselt kui keegi tahab, siis saab kohe pilti teha. Siis on meie need võistlusbussid ajad, ehk siis nii siin 21 kui ka 22. Ehk siis homme ja ülehomme näete, et siin ilusasti neid busse jagub. Meil on siis Tammsaare park, ehk siis seal Viru hotelli, Sokos hotell Viru juures, selle kõrval on siis üks peatus, samamoodi siis on see, mis lähebki otse siis Raku järve juurde ja siis on ka siit samast Unibet Arenalt, ehk siis 2 lähtekohta meil ilusasti on ja tagasi tuleb samamoodi. Siit saate nüüd, kes tahab, siis saate QR-koodiga endale salvestada see. See on olemas ka igal pool meil sotsiaalmeedias, samamoodi ka teie võistlusjuhendis ja kodulehel, ehk siis teate seda, et on need ilusasti olemas. Niimoodi, nüüd jõuame siis selle infoni, mida võib-olla, mis alati on siin esmakordsetel võib-olla ehk alguses alati raske hoomata, aga nagu ma ütlesin, osaleja käepael, see on siis oluline selleks, ärge seda ära kaotage ja saate selle, see peab kindlasti olema stardimaterjalides olemas. Ujumismüts ja siis on seal kotis ka, selles samas ilusas Ironmani kotis ka meil need kleepsud ja kotid ja loomulikult ka number. Ehk siis midagi ülemäära keerulist ei ole, aga kui teil peaks midagi olema puudu sellest kotist, siis julgelt minge meie vahvate vabatahtlike juurde siin registreerimisalas ja nemad annavad teile lahkelt puudu olevad asjad. Võistlusmaterjalide osas on siis, nagu näete, siis kohustus kanda see number, seal number peab olema siis selle kummiga, rattarajal siis selja peal, siin ilusasti, ja kui jooksurada, kui lähete jooksma, siis keerate selle kohe ette. Me tuletame teile niikuinii kommentaatoritena seda meelde, kui te lähete sinna võistlusrajale, jooksurajale, aga see on alati selline, mis kipub kohe algus ära unustama. Ehk siis rattarajal selja peal ja jooksurajal keerate ette, siis meil on kohe võimalik teid tuvastada ja kuna seal on ka nimed peal, siis meil on võimalik teid ka välja hõigata, sest see on üks peamine asi. Muidu me ei saa teid ergutada nimeliselt, kui teil seda numbrit ees ei ole. Ja hästi oluline on ka siis see, et sa täidaksid ära sellel numbril tagumise poole, ehk siis kogu meditsiiniinfo. See on tõesti kohustuslik teile kõigile, sest et see on miski, kui midagi juhtub, siis on meie meditsiin raja peal kohe valmis reageerima ja ta teab kohe, mis on teil võib-olla ehk allergiad, mured juba olenemas olevad ja samamoodi, kes te olete, kust te tulete ja kes on teie hädakontakt, ehk siis see on tõesti, ma panen südamele, palun täitke ära see tagumine pool. Ja nagu näha, siis meil seal kotis on ka siis vahetusele kotid. Sinine kott on siis rattavarustuse tarbeks, punane kott jooksuvarustus ja valge kott on siis vabaaja riided. Vabaaja riided, need on need, mis te annate enne starti vahetult ära ja need saate siis finišis kätte. Nii, siin korraks veel nendest kottidest, ehk siis meil lisaks on teil stardimaterjalides ka personal needs kotid, ehk siis see on selline, ütleks niimoodi, et kogenud kindlasti teavad ja oskavad seda juba igatpidi ära kasutada, aga need on 2 kotti, kuhu te saate panna oma asju, mida teil rajal võiks vaja minna. See kott, seda te pärast kätte ei saa, ehk ärge midagi sellist kallist või väärtuslikku pange. Küll aga
te võite sinna panna igasugust süüa. Näiteks kui mina tegin Ironmani, siis ma ostsin hommikul Circle K-st endale burgeri ja olgugi, et see burger oli võrdlemisi külmaks juba läinud seal, aga see oli parim asi, mis mind motiveeris selle rattaraja peal. Ehk siis nagu mõelge tõesti läbi selle peale, et te saate sinna kotti panna, mida iganes te tahate. Ja kui te teate, et teil on mingisugune asi, mis teid ikka väga-väga motiveerib või annab teile mingi lisapurtsu, siis igatahes need kotid on need, mida te saate kasutada nii rattarajal kui ka jooksurajal. Ehk siis rattarajal oranž kott, jooksurajal must kott. Need saate siis registratuurist ja siis jätate sissepääsu juures asuvasse kogumispunkti. Nagu ma ütlesin, neid kotte pärast kätte ei saa. Vot, ja neid on nagu näha, siis rattarajal on neid 2 korda saate kasutada ja jooksurajal on igal ringil, ehk siis kokku 4 korda. Seega, see on siuke mõnus life hack. Ma arvan, et võite kasutada seda julgelt, sest et ikkagi päev on pikk. Nii, siin on meie härra Ironman. Tema on siis ideaalselt valmis selleks sündmuseks ja sellest ma räägin ka kohe pärast järgmistel slaididel, aga sellisena te peate minema ka siis nii-öelda vahetusalasse. Ehk teil, kui te lähetegi võistlusalasse, siis teil on olemas kiiver, kleeps on peal, kiiver alt ilusasti kinnitatud, käepael, võistlusnumber, rattakleeps selle sadula taga ja siis ka vahetusala kotid, nii siis sinine kui ka punane. Need on siis need kohustuslikud elemendid, mis teil peavad olema selleks puhuks, kui lähete vahetusalasse. Ehk siis, kui te nüüd lähete sinna vahetusalasse reedel, homme, kella 1 on see avatud, siis te lähete sinna, teid reaalselt ei lastagi sisse. Kui teil ei olegi kiiver alt kinnitatud, kui teil ei ole neid numbreid, te peate, see on oluline selle info meie kohtunikele, et näete, osalejal on kõik asjad olemas ja et ta on valmis minema siis sellele Ironmani väljakutsele vastu. Ehk siis panete kõik asjad valmis ja lähete sinna vahetusalasse. Kui jõuate nüüd jõuate kohta, kuhu te selle oma ratta panete, seal on ilusasti numbritega kõik märgistatud, et ei ole üldse probleemi, vaatate, leiate ilusasti üles, meil on selline korralik pikk vahetusala, leiate sealt ilusasti üles, siis panete kogu rattavarustuse sinisesse rattakotti, mitte ratta peale. Ärge jätke mitte midagi ratta kõrvale vabalt lihtsalt kuidagi moodi. Kõik peab olema ikkagi kinnitatud kas ratta peale või siis, kui me räägimegi rattavarustusest, ratta sinises kotis. Võite jätta ka oma kingad siis nii-öelda ratta külge, aga ma soovitaks need panna siis laupäeva hommikul, sest et põhimõtteliselt kõik, te saate veel rattavarustuse, saate veel ilusasti laupäeva hommikul üle käia. Aga oluline on see, et kõik teie jooksuvarustus, mis läheb siis punasesse kotti, selle te annate homme ära. Ehk siis, kui te annate selle homme ära, siis te sellele jooksukotile enne siia jooksudistantsile tulemist, te seda ei näe enam. Ehk siis te teate, et te peate, mis iganes varustus teil on, mis iganes teil vaja on jooksudistantsiks, kõik läheb siia sellesse punasesse kotti. Sinist kotti saate veel timmida hommikul. Punane antakse siis homme ära. Ehk siis see on oluline, mida kindlasti meeles pidada. Ja siis, kui sa oled jõudnud oma vahetusala kogu sellist toimingud läbi teinud, siis vahetult enne, kui sa sealt vahetusalast lahkud, antakse sulle kiip. Ja see on ka oluline, samamoodi nagu sinu käepaelgi. See on väga oluline, et see püsiks sul võistluskogemus lõpuni kaasas, sest et selle alusel te saate kätte oma kogu siis varustuse, mis te olete vahetusaladesse jätnud. Vot, vahetusalasse on lubatud ainult sportlased ja see kiip, selle kiibi puhul ka veel nii palju, et vasaku jala pahklu ümber. Ehk siis panete ilusasti sinna ja siis ongi väga hästi. Ühesõnaga ilusasti tugevalt kinnitate ära ja saate hakkama küll, ei ole hullu miskit. Aga tõesti, vahetusalasse sõbrad ja tuttavad sisse ei saa. See on seal teie enda hetk. Ja kui te nüüd olete seal vahetusalas, siis te ei saa ka kuidagi märkida oma ratast. Ma loodan lihtsalt, et üldiselt meie rattad on kõigil väga edevad ja värvilised ja küll te need leiate ülesse, aga ärge kuidagi moodi märkige. Ühesõnaga, meie kohtunikud käivad õhtul või öösel üsnagi pistelised või mitte pistelised, vaid väga korralikult üle kõik
ja vaatavad, et ei oleks mingeid märkeid, ei oleks mingeid asju vedelemas kuskil, sest et siis kohe pannakse kirja, võetakse ära. Ühesõnaga, ärge pange midagi. Rattakatteid ei tohi kasutada, aga kui on olemas kui mingi mure tekib, mingi väike mure, siis meil on olemas ka tehniline abi. Et päris tervet hooldust ei hakka seal tegema ilmselgelt, aga kui on mingi pisimure, siis meie rattamehaanikud seal saavad aidata. Ja nagu näha, siis hoia oma kiip enda käes kuni vahetusala check-outini. Kui sa tuled finišisse juba ära, finišis ei võta keegi su kiipi ära. Aga kui sa oled juba siin ilusasti ära söönud, oma sõpradele ja tuttavatele muljeid jaganud ja siis sa lähed alates kella 7 lähed oma vahetusala asju välja võtma, ratast näiteks, siis selle kiibi annad sa seal ära. Niimoodi. See siis on meie maagiline vahetusala number 1. Siin on siis selles mõttes üsnagi lihtne ja loogiline. Meil on stardikoht ja meil on see pikk siis vahetusala ala seal. Start ilusasti on seal all, sellest ma räägin pisut pikemalt, aga nagu näha, siis homme te lähete sealt ülevalt, lähete sisse, selle sisse, kus on T1 entrance, sealt lähete sisse, olete valmis, kiivrid pääs. Ja siis te lähete ilusasti nagu justkui vastu sellele loomulikule sõidusuunale meil. Lähete, panete oma rattad sinna siis rattaräkkidele ära ja liigute ilusasti siis sinna nii-öelda selle stardi poole, kus ootavad juba need siis kotiräkid, kui te saate oma siis sinise ja punase koti pärast jätta. Ja siis lähetegi sealt stardi juurest lähete välja ilusasti. Teil ärge muretsege, see ei ole miskit keerulist, teil on toredad vabatahtlikud ja kohtunikud meil seal, kes aitavad teid, kui on mingi mure, küsige julgelt. Ei ole üldse probleem, see tundub alati palju karmim. Ja ta ongi karm, see on hästi konkreetsed reeglid ja värki, aga tegelikult on see, et kõik saavad hakkama ja kui on ikka terve mõistusega mees või naine, siis ei ole siin hullu miskit. Kõik on väga lihtsasti, loogiliselt seletatav. Ja võistluspäev hetkel, see on siis selline hetkeprognoos, temperatuur on hommikul, ma arvan, et selline mõnusalt 15 kraadi ümber, seal 13, 14, 15, arvatavasti tuleb vihma, ei tule, võib-olla ei tea. Ühesõnaga, ega Ironmani, meil on olnud igasugust ilma siin, meil on olnud korralikku vihma, korralikku tuult. Vihma lubab, tuult õnneks mitte nii väga, nii et need pikad motivatsioonisirged seal all Tallinna ringteel, ma usun, et saate hakkama, ei ole hullu miskit. On olnud palju hullemaid. Ironmaniks on saadud ka palju hullemate ilmatingimustega. Ja siis ongi hommikul ilusasti päikse tõusuga me sealt vaikselt tegelema hakkame. Nii, nagu ma ütlesin, parkimine. Meil on olemas, ikkagi saab siis jätta sinna tee äärde, ehk siis see Viljandi maantee algusesse. Aga päriselt ka, et tõesti panen südamele, kui vähegi võimalus tulge nende bussidega või laske kellelgi ära visata või leidke mingi lahendus. Sest et kui te tulete üksinda autoga, lihtsalt on see, et seal võib olla, teil tekib asjatut stressi hommikul. Ja kes tahaks asjatut stressi Ironmani stardi eel? Nii, kaotatud ja leitud asjad, ühesõnaga meil on siis infopunkt, pärast saab siis kätte siit samast alalt. Kui mingil põhjusel on vaja katkestada, siis kindlasti korraldajat informeerida. Kiip jätta enda kätte. Ehk siis see on see, mille abil te saate oma asjad välja. See on natuke see, mille vastu te vahetate oma ratta pärast. Ja nagu ma ütlesin, siis meil on üks special tiim ka rajal, ehk siis üks erivajadustega sportlane. Aga ma usun, et ta on päris kange, nii et ei ole usku. Tema pärast ei pea me absoluutselt muretsema. Tema saab siis lähte 10 minutit enne teisi. Ja võistluspäeva hommik on siis 5.30 kuni 7.30 on vahetusala avatud. Tulge seal tõesti, mida varem tulete, seda mõnusam ja rahulikum on. Kui midagi mure, siis saate tehnilise abi ja kui teil on vaja pumpa, sest meil on ka mõned pumbad olemas, aga kui teil paljud toovad enda pumba kaasa, siis on vaja märgistada ja siis te saate jätta selle eraldi pumba kogumispunkti.
ehk siis selle saate pärast finišid kätte, aga et lihtsalt see on ära vaja märgistada. Meil on olemas riiete vahetamise telgid ja hästi oluline on see, et kui mingil põhjusel te olete näiteks pannud homme, panete oma ratta ära ja mingil põhjusel te ei saa tulla laupäeval starti, viivitamatult andke meile sellest kohe teada, kas siis tallinna@ironman.com või meil siin siis meie vabatahtlikele, aga see on hästi oluline, sellepärast et kui see ratas juba seal räki peal on, siis me juba eeldame seda, et te olete valmis stardiks, te olete osaleja, kes on meil rajal. Ja uskuge mind, me teeme kõik selleks, et see osaleja üles leida, sest et meil on vaja, et vette ja et stardist läheks välja X arv inimesi ja finišisse jõuaks täpselt see sama X arv inimesi. Loomulikult on katkestajad, aga meil on oluline teada, et kõik, kes on rajal, on turvaliselt jõudnud kas finišisse või katkestanud. Igatahes andkem sellest kohe teada. Just, ja ajavõtukiip ja ujumismüts. Ei ole kiipi, ei ole tulemust. Nii, ja kui siis on need siis oma special needs kotid, on ju, personal needs kotid ühesõnaga, need sa saad anda siis kohe selle stardi enne siis vahetusalasse sisenemist meil laupäeva hommikul. Ja nagu ma ütlesin, siis neid kotte ei tagastata. Ja siis oma vaba aja riiete koti saad anda rannas. Seal on üks selline koht, kuhu sa saad lihtsalt jätta selle. Ta on ilusti number peal. Me toimetame selle finišisse. Ei ole probleemi üldse. Vot, pärast kella 8 enam kotte ära anda ei saa. Nii, meditsiin. Ühesõnaga, me oleme niivõrd kaua korraldanud seda Ironmani ja Ironman 70.3. Meie põhiprioriteediks olete teie ja teie ohutus. Meil on olemas raja peal väga professionaalsed motohondid, turvajad, meil on olemas kogu politsei, kogu kiirbe. Ühesõnaga, meil on väga tummine staap ja väga professionaalne tiim, kes kõik igaüks selleks pingutab, et teil oleks võimalikult turvaline seda Ironmani teha. Meil on rada, kogu see siis täies ulatuses on kinni ja teil on võimalik jõuda finišisse ikkagi nii, et päriselt saate seda nautida, ei pea muretsema, et mingisugused autod või mingid murelapsed kuskilt teil mööda kihutavad. Aga kui te tunnete, et teil on tõesti ikkagi on pisut kehva olla, siis ei ole hullu. Tulete järgmine aasta tagasi, aga andke lihtsalt sellest teada ja pigem tehkem Ironmani ikkagi täie tervise juures olevana, kui et lähete siin punnitama läbi haiguse. Ja meil on siis võistlusjuhendis on kogu meie võistluspäeva meditsiini ja tervise soovitus. Palun lugege seda läbi, tutvuge ja siis te juba oskate arvestada ja hinnata enda riske ja kogu seda võistluspäeva muresid. Ehk siis tõesti, sa ei saa karistust või disklahvi, kui sa kasutad meil meditsiinilist ülevaatust. Näiteks, kui sa lähed ujuma või kui te ujute seal ja teil tekib mingisugune mure või te olete lihtsalt, tunnete, et te olete rampväsinud. Ei ole üldse probleemi, kui te võtate näiteks kinni meil mõnest vetelpääst ja siis paadist või mingist muust siis supilauast näiteks. Et see on väga okei. Ja te saate korraks puhata, saate korraks hingata, saate rääkida selle vabatahtlikuga. Tema ei tohi teid aidata kuidagi edasi, aga te võite toetuda selle peale. See ei ole kuidagi moodi disklahvi vääriline, see on igat pidi lubatud. Nii, meil on ka ajalimiidid, et just täpselt sellepärast, et tagada turvalisus ja avada siis maanteed. 2.20 ujumine. 10.30 on siis meil ujumine T1 ja ratas ja siis kogu see aeg on siis 17 tundi. Siin meil on mõned, kuna meil on siis avame liikluse, siis meil on mõned nagu täiendavad siis ajalimiidid ka välja toodud, aga no need on ikka väga suure varuga. Me oleme arvestanud välja, me teame, kui kaua ka kõige aeglasematel osalejatel läheb. Kõigepealt vaadake, et jõuate ilusasti ujumisaega ja küll sealt läheb lepase reega, ei ole hullu miskit, jõuate meil finišisse, aga lihtsalt siin on mõned
teadmiseks, mis on eelkõige meile olulised. Aga ütleme niimoodi, et kell 17 tundi, kell 1.03 või ühesõnaga selle ühe paiku meie igatahes viimast sportlast ootame ja medali ta kaela saab. Vahet ei ole, mitmekesi nad seal tulevad või kuidas nad seal tulevad. Meil on olnud väga vahvaid prouasid ja härrasid, kes on tulnud üle finišijoone, naeratanud ja võib-olla et läinud ka otse meditsiinitelki, aga üle finišijoone on nad jõudnud igatahes. Ja nad on tulnud järgmine aasta tagasi. Nii, võistluse start. Lilla ujumismüts on siis meil see üks special team. Sinine ujumismüts on siis meil vanusegrupp ehk siis kõik meie nii-öelda tavasportlased ja siis on ka kuldne ujumismüts, mis on siis meil avakategooria sportlastele. Lihtne selline teema ka see, et ujumismüts on oluline ka turvalisuse jaoks. Kui te otsustate näiteks, et te tahaksite panna 2 mütsi, et tunnete, et on soojem või miskit, pange lihtsalt siis see õige müts kõige peale. Et nii lihtne ja loogiline on. Mis seal see all on, pole oluline, aga et just see, et see oleks siis nagu nii-öelda see õige ujumismüts kõige peal. Ja stardiala koht on siis oma eeldatava ujumisaja järgi. Enam-vähem te teate, mis teie tase on, kuidas ja kui kiiresti te ujute. Ja saate siis seal, meil on, nagu enne nägite, siis seal olid stardikoridorid, saate leida oma siis õige stardikoridori ja siis sealt juba stardi. Individuaalne aeg läheb käima siis, kui te ületate stardijoone, mitte siis, kui kõlab avapasun. Ehk siis, kui esimesed lähevad, las nad lähevad. Teie aeg läheb käima siis, kui te lähete. Ehk siis, kui te olete näiteks täiesti mööda pannud oma eeldatava ujumisaja ja järsku juhuslikult olete ikkagi niivõrd kõva mees või naine, et lähete siin võitu jahtima, aga stardite kuskilt tagant poolt, siis meil on olnud ka neid juhtumeid, kus me oleme võtnud vastu avasüli esimese sportlase, aga tema ei ole võitja. Ehk siis, kuna igal ühel on oma aeg, siis on sageli see, eriti just vanusegrupi võistlustel, kus teine või kolmas võib olla hoopiski siis kogu selle üldkategooria võitja. Ehk siis see on, teie aeg läheb käima siis, kui te olete ületanud selle stardimati ja jooksev start 6 osalejat iga 6 sekundi tagant. Ehk siis paljud kardavad seda ujumismadinat. Seda ikka tuleb, loomulikult te olete harjutanud, ja teate, et ega see Ironmani ujumine, et seal on palju inimesi on vees, aga see on piisavalt tegelikult hajutatud. Et ei ole hullu miskit, iga 6 sekundi tagant läheb meil 6 osalejat ja see ikkagi ühtlustab nii ära ja kuna meil on ka üks pikk ring, siis ei ole nagu probleemi. Nagu näha, siis võistluse start, sealt samast, nagu ma rääkisin, siis on ilusasti, on need siis siit samast, on need vahetusala, me õigeme riietevahetustelgid, siin on palju WC-sid ja siin on siis märgitud kõik need ajad, eeldatavad ujumisajad. Te valite oma õige koridori ja siis sealt suunatakse teid juba starti. Ehk siis siuke korralik mass on seal, see tuleb päris vinge. See on alati hästi siuke emotsionaalne ja hästi lahe. Ja siis saame teile stardi anda. Kell 10 oli meil siin veetemperatuur 17,8, üks ring. Nagu näha, siis meil ka lipsod on kohustuslikud, kui veetemperatuur on alla 15,9. Neopreenist ujumismütsid on lubatud, kui tunnete, et teil on pisut külm. Okei. Sokid. Nende lubatus sõltub juba sellest, mis on meil siis see temperatuur seal. Ühesõnaga see temperatuur, me näeme, et see on seal paari pügala võrra, ta muutub meil, aga seda me saame anda täpselt teada teil täpselt tund aega enne starti. See on siis see ametlik temperatuur. Nii. Ja kui tunnete, et tahate abi ujumise ajal, siis tõstke käsi ja andke sellega märku. Nagu ma enne selgitasin, te võite puhata korraks seal. Ilus üks ring, võrdlemisi loogiline ka teine. Nagu näha, siis nooltega on märgistatud. Alustame siis sealt stardi juurest. Nagu näha, siis valged, seal need 1 ja 2, lähete vastupäev. Lähete ümber siis nende poide, vasakpoolt või paremalt poolt ja punased
nendega lähete siis vasakult poolt, ehk siis pöörate paremale. Need kollased aitavad teil hoida suunda. Kollaste puhul ei ole vahet, kummalt poolt te lähete. Need on teil põhimõtteliselt hoidmiseks, selle suuna hoidmiseks. Olulised on need punased ja valged, et te seal läheksite õigelt poolelt. Ehk siis ilus üks ring 3,8 kilomeetrit, ei ole mingit Australian Exitit ega miskit. Saate oma tummise ujumise kätte, ei saa nagu Stroomis, et ei saa jalgu vahepeal põhja panna. Siin saate ikkagi tõeliselt selle Ironmani ujumise kätte. Ja siis nii ongi. Siis jõuate lõpuks vahetusalasse, kui olete ilusasti oma siis 3,8 kilomeetrit ära ujunud. Ja kogu siis Kalipso ja kõik teie ujumisvarustus läheb sellesse sinisesse kotti, kus te olete võtnud välja ka oma rattavarustuse. Ja selle te võtate sealt räki pealt ja te panete ilusasti ka sinna samma räki peale tagasi. Ehk lihtne ja loogiline. Kiivrihm peab olema kinnitatud sellel hetkel, kui te seda rattast võtate. Ehk siis, kui te juba ratta võtate kätte, siis te peate olema nagu valmis täielikult. Siis on kiiver alt kinni ja minek. Ja rattale hüppate te alles siis, kui te olete saanud sellest vahetusalast välja ja seal on ilusasti üks joon. Meil on siis roheline joon, mille pärast mida te võite alles ratta peale hüpata. Ehk siis ärgem kohe vahetusala sees või kuskil väntama hakake. Muidu kohtunikud on maru kurjad ja võtavad teid kohe maasel. Ja kui te olete tagasi, siis meil on punane joon. Ja pärast finišit, nagu ma olen rääkinud, siis kogu teie varustuse saab kätte siis siit T2 vahetusalast alates kella 7 kiibi vastu. Vahetusala, see on juba mitmendat korda, näete seda pilti. Ma usun, et nüüd on juba täitsa selge ka. Tulete sealt, võtate siis põhimõtteliselt on nii, et jõuate siit ilusasti välja. Siit saate kätte oma sinise kotti. Siit saate ka siis need ära vahetada, kogu oma toimingud ära teha, eks ole. Panete selle sinise koti tagasi, kus teil siis on nüüd juba siis need ujumisasjad. Ja siis tõttate sinna rattaräkkide juurde, sest seal teid ootabki ainult ratas. Ei ole mingit kiivrit kuskil vedelemas või midagi, vaid ratas. Ja siis lähete sealt ülevalt, seal on bike out, alates sealt võite alles sõitma hakata. Rattarada on meil väga siuke vahva ja tore. 2 ringi, ma näitan kohe selle kaardi pealt ka, aga nagu näha, siis meil on toitlustuspunktides on kõike. Meil on olemas seal vett, meil on olemas seal spordijoogid, meil on olemas kogu vajalik ka keelide kogus ja kõik. Tõesõnaga spordijook ja vesi tulevad teil, antakse teile siis sporditopsides või rattatopsides, ehk siis need korralikud rattapudelid õigemini. Ehk siis saate sealt nendes rattapudelites selle kogu kassi kätte. Meil on olemas tualetid, naiste hügieenitarved, varurehvid, pumbad. Ühesõnaga, kui midagi on, siis saate abi. Ei ole üldse muret. Isiklikku toitu. Vaat siin ongi nagu see, et siin tuleb nagu alati seda mõista Ironmani puhul, et see on üdini individuaalne võistlus. Siin ei tohi teil olla ühtegi tugitiimi selles osas, kes annaks teile mingit keele või juua või süüa või nagu ükskõik mis teist pidi aitaks teid. Ta võivad neid ergutada teid igat pidi. Aga palun öelge neile, et ärge mingisugust toitu või juua andke. Sest see on paratamatult sellega kaasneb diskvalifitseerimine. Sest et olete ikkagi Ironman, see on siuke ükskõik värk. Ja nagu näha, siis hästi oluline on ka see, et palun visake prügi maha vaid seal, kus on see märgid koht. Me selgitame seda kogu aeg. Ja ma usun, et nagu 99% teist arvab ka, et kuulge, et see on ju väga inimlik. Aga uskuge mind, me ikkagi otsime neid. Me sõidame, siis võtad jälle kuskilt keelipakikese mingi maante pealt. Kui see kukub, no aru saada, taskust välja. Aga meil on olemas ikkagi kahjuks väga palju inimesi, keda absoluutselt ei huvita see, et meil on olemas kohad, kuhu me saame selle prügi jätta. Ja kui me seda näeme, et keegi seda tahtlikult teeb, siis egas miskit, siis see Ironmani kogemus jääb võrdlemisi lühikeseks. Rattarajal võistlusnumber selja peal ja kaamerad
Telefonid, kõrvatropid, igasugune abi on keelatud. See on okei, kui teil on telefon kaasas selles mõttes. No loomulikult, see on fine. Aga te ei tohi seda kuidagimoodi kasutada. Et no tõesti, et kui midagi väga juhtub ja teil ei ole ühtegi vabatahtlikku, ühtegi kedagi ei ole kõrval, siis on abi helistamiseks 112 on. Et see on igatpidi okei ja loomulik. Aga te ei tohi seda mingit muud moodi kasutada. Et isegi, kui teil on võib-olla niivõrd palju jälgijaid seal sotsiaalmeedias ja Instas kõik tahavad teada, kuidas teil läheb. See peab jääma paraku teie sõprade ja pere hooleks kogu seda teekonda jäädvustada, sest et teie ei tohi seal miskit teha. Ehk siis tõesti, ärge neid kasutagem. Rattaraja, siin on üks oluline koht, et ühesõnaga ratta alguses on meil siis see korralik Tallinna ringtee, 19 kilti, otse. See on korralik motivatsioonisirge, aga no seal ongi pea maas ja panete. Ma tean, ma sõitsin täna sealt ja ma teadsin, et see on raudselt on see koht, kus kui te lõpuks nüüd oma Ironmani ära teete, siis sõidate seal oma kaaslase või sõbraga, siis see on raudpolt see koht, kus te Ironmanina ikkagi saate öelda, et ma olen siin rattaga sõitnud. Ma tean, mäletate, kui ma siin rattaga sõitsin ja nii läheb mitu aastat järjest. Ma usun, et see on, aga come on, kui sa oled Ironman, siis sul on ka õigus ikkagi nagu ennast veitsa upitada ka, see on okei. On üks lõik, mis on vastassuuna liiklusega, mis on siis 9 kilomeetrit. Ma näitan siin see kaardi peal. Ehk siis see on siis see pikk 19. Tallinna ringtee siin, eks ole. Seal on nii, et üks pool, meil on 4-realine maantee see, eks ole. Ühel pool on siis meil autod ja üks pool on täielikult siis meie päralt nii öelda. Aga sellegi poolest peate te hoidma ikkagi paremale poole sõidusuunda. Ehk siis telgjoone ületamine, seda ei tohi teha. Ehk siis ikkagi nii, nagu te olete harjunud sõitma, me ei räägi päris teepeenral sõitmisest, aga ikkagi nii, et te saate kasutada seda tee paremat poolt siis. Ja kui te jõuate siis ilusasti siia, siis põhimõtteliselt see on see nagu, kuidas ma ütlen, ringidele sisse sõit. Seda siia te enam tulema ei pea. Küll aga see on siis see, mida te peate läbima 2 korda. See ongi see nii-öelda ring kui selline. Ja seal üleval punasega tähistatult ongi see 9 kilomeetrine sirge, mis tegelikult teile liialt palju, see ei mängi väga palju rolli, sellepärast, et te tulete, te teete vasakpöörde ja te lihtsalt jätkate nagu nii-öelda vastassuunas. Parem pool on nagu eraldatud ja seal on siis nagu nii-öelda liiklus, aga see on kõik motohundi ja kogu meie turvajate ja kogu siis turvatiimi poolt igat pidi reguleeritud. Ehk siis seal on autod vaid eskordi saatel ja teie hoiate siis vasakule poole. Et seal midagi keerulist ei ole, 9 kilomeetrit teie teete lihtsalt vasakpöörde ja hoiate vasakule poole. Nii lihtne see ongi. Ja üleval pool on näha siis seda penalti telti, ehk siis, kui teil on mingisugune karistus, mis on teile määratud, siis vahetult enne tagasipööret on see punkt, kuhu te peate seisma jääma või täitma seda korraldust, mis on siis kohtunike poolt tulnud. Nagu ma ütlesin, soolovärk, tuulest sõitu ei ole, 12 meetrit. Kui tunned, et no nii, nüüd ma hakkan siis mööda minema, siis ei ole, ega siin väga pikka venitamist ei ole, 25 sekundit ja peate mööda ära saama. See tähendab seda, et kui mina asun mööda sõitma, siis minu kohustus on, kus ma ütlen, et nii pea, kui ma olen selle mööda sõidu sooritanud, siis peab olema see, kellest mööda sõideti, tema peab nüüd võtma korraks hoo maha ja vastutama selle eest, et seal on see 12 meetrit. Ehk siis see on hästi oluline, selles mõttes see peab olema selline flow, et kui te ikkagi otsustate mööda minna, siis on minek. Ja nii pea, kui te olete mööda läinud, siis see, kellest on mööda sõidetud, see tõmbab korraks hoo maha ja vaatab, et okei, ei ole seal seda, et ma nüüd tõmban sappa kellegile, mis on väga loomulik instinkt. Aga Ironmanil teha seda ei saa. Vot, ja
nagu ma ütlesin, ühes reas raja parempoolsel tee äärel, välja arvatud siis sellel 9-kilomeetrisel sõidul. Ja ärge jah, neid selliseid venitusharjutusi ka tehke, ühesõnaga, olge normaalsed. Nii, siin sama ilusasti näidatud, 12 meetrit. Vot. Ja nüüd on nagu see karistuse teema, see sama penalti telk, on ju. Ehk siis, kui te olete millegagi pahuksisse sattunud, siis kollane kaart 60 sekundit, see on siis see, kus te peategi reaalselt peatuma sinna punkti. Samamoodi on ka siis sinine kaart, ehk siis see on 3 minutit. Kui saate 3 sinist kaarti, minek, koju ära. Ja kui teete midagi ikka nagu täitsa jaburat, näiteks numbrite kanna, lõikate, avalik urineerimine, eelmine aasta 2 tükki maha. Et nagu, jah, ärk tehke. Meil on WC-d olemas. Ei ole vaja, ma tean, vahepeal häda on suur, aga kui on mure, siis minge WC-desse. Väline abi ja finiši läbimine kaaslase või pereliikmega. Sul on värskelt sündinud poeg või tütar või väike võsuke tuleb ja loomulikult oleks megavinge, kui sa saaksid temaga koos minna üle finišijoone, aga kahjuks ei saa. Las see finiši kogemus jäägu ikkagi puhtalt selle tulevase Ironmani pärusmaaks ja küll pärast saate kallistada, saate võtta ilusasti ja toredasti kõike vastu. Nagu ma ütlesin, siis penalti telk 100 meetrit enne ringi lõppu, ehk siis seda enne nagu tagasi pööret. Ja kui olete saanud sinise kaardi, 3-minutiline ajaline karistus, kollane kaart 1 minut ja sa pead peatuma siis järgmises, et sa ei saa, et ma selle ringile ei tee, et ma teen tagasi tulles. Ei, kui sa saad, siis on minek. Ja kui sa ei peatu järgmises, siis on diskvalifitseerimine. Ja hästi oluline on see, et ikkagi vastutus lõpuks on teil. Kui mingi kohtunik tuleb, näiteks motokohtunik tuleb, ja ta on märganud, et teil on vahe on väiksem kui 12 meetrit näiteks, ja ta näitab teile kaarti, siis on oluline, tema paneb selle kirja. Tema märgib, number see ja kaart. Nüüd on hästi oluline see, et teie võtate selle teadmise kaasa, peatute järgmises siis selles punktis, mis siis kohe peaks tulema, ja annate kohtunikule teada, millise karistuse sa said. Ja siis allkirjastad ka dokumendi. Meil on olnud ka neid, kes on seal valetanud või andnud märku, et nad said mingisuguse teistsuguse kaardi või ühesõnaga mähkinud midagi seal kokku. Ei, see karistus, mis sa said, selle pead seal ka ilusasti välja peetma ja kui see on kõik õige, me pärast, lihtsalt kohtunikud pärast kõrvutavad neid andmeid ja kui seal on mingisugune error, siis kahjuks diskvalifitseerimine. Aga kui kõik on okei, siis teete oma minutilise või 3-minutilise karistuse ära ja sõidate edasi. Vahetusala number 2. Tulete rattalt maha. Näitan kohe, see on siis see vahetusala number 2. Tulete siis siit sisse, seal on punane joon. Ja pärast rattalt peate maha tulema enne seda punast joont. Hästi oluline. Pärast seda punast joont sõita enam ei tohi. Rattalt maha ja siis lähete alles edasi. Lähete siit ilusasti edasi. Siit läheb ainult meie siis see nii-öelda special team edasi. Teie lähete siia paremale ja siin on siis see rattapüüdjad nii-öelda, kes te ei pea ise ratast ära panema. Te annate selle ratta vabatahtlikule, kes paneb selle ilusasti. Aga üks tähelepanek. Meil proosid ei ole siin, aga ma tean, et meil on mõned ja väga paljud sportlased, kes on tõesti väga kõval tasemel. Aga sellegi poolest suhtume meie vabatahtlikesse austusega. Ja bike catchers ei tähenda seda, et teie olete siin, vabatahtlik on seal laua juures ja siis te viskate selle ratta nagu veeretate sinna ja siis eeldate, et ta peaks seda püüdma. Ei, ta annate talle ilusasti selle ratta üle ja tema paneb selle siis väga turvaliselt, paneb sinna rattaräkkide peale. Jällegi asi, mis juhtub päris sageli. Tuleb sportlane, on harjunud sellega, et tema eest tehakse kõik ette taha ära, viskab ratta, pärast läheb midagi katki ja siis süüdistatakse vabatahtlikke, et
kuule, miks rattas katki on? Olgugi, et mees veeretas selle 10 meetri kauguselt, eks ole. Ehk siis on oluline nagu teada. Ja kui jõuate siis sinna vahetusalasse, olete siis ratta ära andnud, siis on meil punane jooksukott, mille siis võtate oma sealt räki pealt maha, panete kogu rattavarustuse sisse, seal hulgas rattakiiver punasesse kotti, sealt olete võtnud oma jooksuvarustuse juba välja ja siis panete selle punase koti määratud kottide kogumisalasse. Vot. Ja pärast võistluse lõpetamist saad oma kotid jälle taas kätte kiibi alusel. Vot, kiiver peab olema peas ja kinnitatud, kuni oled ratta ära andnud. Nii et kiiver on oluline. Ja selline lihtne. Ja siis on jooksurada, meil on 4 ringi. See juba kogenud Ironmanidele, kes meil on siin mitu aastat siin osalenud, teavad, see on juba teada-tuntud rada. Sama rada. Sinu isiklike vajaduste kott Personal Needs Bag on siis vahetult enne 3. joogipunkti. Kui tahad sealt midagi võtta, saad kätte. Meil on olemas, toidupunkte on ikka palju. Nii et ma arvan, et sellel rajal ei ole mingit muret. Prügi jällegi ärge visake kuskile, kus ei ole selleks õige koht. Võistlusnumber alati nähtaval ees, ehk siis niipea kui lähete jooksma, keerate selle numbri ette. Ja saatmine ja väline abi on keelatud. Ehk siis, kus tahaks, nagu sõber või sõbranna tahaks sõita rattaga kõrval. Neid kohti siin on päris palju, kus on ruumi tegelikult siis nii-öelda kaaslastel saata natukene seda sportlast. Öelge ei tohi. Öelge lihtsalt, et olge paigal, olge siin. Et ta ilmselgelt võib käia mööda rada selles mõttes erinevates kohtades, see on okei. Aga lihtsalt, et ei oleks seda sükest tempo hoidmist. Ja see paraku ka on võrdlemisi sage asi. Lihtsalt tuletagem oma kaasaelajatele see meelde. Et panen seda südamele, seda on näha ja siis on mingil hetkel lihtsalt see, et kohtunik ütleb teile, et kuulge, et see ei ole okei. Kui see tundub väga pahatahtlik, siis kaasnevad sanktsioonid, kaasnevad karistused, aga lihtsalt, et andkem teada, või aeg-ajalt see on täitsa lihtsalt hea südamlikult sõber tahab aidata. Ja see on okei, aga lihtsalt andke talle teada, et ärgem nii tehke. Nagu näha, siis mõnus, korralik jooksurada, väga kaunis teine, täis vahvaid emotsioonipunkte, täis toidlustuspunkte, saate kogu oma elamuse kätte. Finiši number, eest nähtav. Lukuga on nii, et teil on need triatloni kombed. Võib jätta lukku selles mõttes lahti, et kui on juhuslikult nii palav, saate siit jätta lahti. Aga see peab olema kinnitatud, et ta ei tohi päris tuules lehpida. Ta peab olema ikkagi lukuga kinnitatud mingitki moodi. Ja siis on, aga kui te jõuate ikkagi finišisse, lihtsalt te näete, tõmmake lukk ülesse. Siis on nagu, ma tean, et mõnedel enne just arutasime, et siin oli Ironman Kopenhaagenis oli nii mitmelgi neist, kellel oli ikkagi korralik selline kuum päev, siis oli mõnus selline rant oli päevitatud siia, mõnus siuke punane. Ja mõtle, sa tuled üle finišijoone, sa teed esimest korda Ironmani ja siis sa viskad käed ülesse ja sul on siuke veetäht siin. Nii et tõmmake lukk ilusasti kinni ja tulete üle finišijoone ja see on üks oluline asi on ka see. Selline, mina ütleks, et siuke isiklik tähelepanek, olles olnud väga palju seal finišis, jõuate üle finišijoone, siis ärge kella kohe kinni pange. Sest et see on see hetk, mida meie fotograafid jäädustavad. Ehk siis, kui te tahate olla sellises asendis, ma arvan, et see ei ole võib-olla kõige ilusam finiši pilt. Pange pärast kell kinni ja küll teate, võtate see oma 5 sekundit maha. Aga lihtsalt selline isiklik väike nõuanne, et te saaksite võrdlemisi kaunid pildid. Ja siis ootab teid võistlusjärgne ala. Seal. Jah. Ühesõnaga, ootab teid medal, finišeerija särk, toidud, joogid, massaaž, saate kätte oma streetwear bagi. Ja meil on olemas, nagu näha, siis on saunad. Eelmine aasta kasutati väga usinalt neid. Ja siis ongi nii.
jõuate ilusasti finišisse, saate nautida seda elamust. Vahetusala check-out on alates kella 7, saate oma kiibiga selle asja kätte. Kiibi vastu õigemini, saate siis oma kogu ratta ja vahetusala kotid ja käepael on ka oluline. Jah, kui on kellelgi mingid protesti või ajavõtumuresid, ühesõnaga see on see info, ametlik info. Tuules sõidukaristuse kohta ei saa protesteerida, ühesõnaga teate küll, kuidas see asi käib. Lugegem võistlusjuhendit veel korra läbi, igaks juhuks õppige pähe. Ja kui teate, et olete olnud niivõrd kiired, et ikkagi saate siin poodiumile, siis see oluline ajakava teile pühapäevaseks. Ja siin on ilusasti siis ka see Ironmani maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonikohtade jagamine, 45 kohta. Ironman Hawaii'le saate minna. Ja nii ongi. Edukat võistlust teile ja ma soovin väga suurt edu teile kõigile. Pidage vastu. Aitäh teile!